tuleb olives, vaid metsloomas on ainult hundijelg maas, vaid putrade sarved ja hääletud veed. Siin leida ei või keegi võõras kui teed. Taiga, su ümber tuisk ja laulev tuulevõis. Kui armas on su looduskarm, o Сибирь мама. Так что добро пожаловать в Сибирь. Nii, et tere tulemast siia, et me tõime hea ilma. Нина Александровна для Кристины, а вам-то можно и Danski Gasudarstvenne universiteet. Et see on vana ülikool, ma lugesin 19. sajandi lõpust vist, kas 80 või mis ta oli avatud, 1880. Aga et teeb koostööd väga paljude ülikoolidega. Kuidas ja mis inimesed siin on olnud ja et kuidas need rahvad siia on tekkinud, et siin olid need vanad nagu soome-ugri alghõimud, kellest olid hiljem hundid ja mansid. Aga et nende hõimudega siis segunesid siin koha peal nii venelased kui tatarlased ja esimesed, kes tegelikult kohale jõudsid, olid pigem siis nagu, ma ei mäleta nüüd selle hõimu nimetust, need, kes tulid põhimõtteliselt Mongoolia ja Hiina päritolu, džungaarid näiteks oli selle nimi või midagi džungaarid, midagi sellist. Ja kuna nemad segunesid koha peal nende soome-ugri hõimudega, siis tekkis see rahvas, keda me tänapäeval teame siis Siberi tatarlaste nime all. Ja need Siberi tatarlased jagunevad, nende keel on tegelikult 4 erinevaks murrakuks jaguneb. Ja need murrakud erinevad üksteisest siis hirmus kõvasti. Et ta tõi sealt näidet sõnaga aken, kuidas see 4 erinevas murrakus kõlab. Et ilmakaarte järgi võib need murrakud nimetada, aga neil on kõigil ka veel päris omad nimetused, mida me ei suutnud meelde jätta. Aga igal juhul on see etnogenees neil niisugune pikk ja keeruline, nii nagu põhimõtteliselt igas kohaski on see etnogenees hästi keeruline asi, et kogu seda soome-ugri etnogeneesi uuritakse ju ka praegu ja uusi teooriaid tuleb nagu seedi pärast vihma ja eks geneetikud ütlevad lõpuks veel nagu viimase sõna, ma arvan, et see on veel ütlemata. Aga nii palju kui praegu teada on see asi nagu niimoodi toimunud. Ja et need Siberi tatarlased olid siis siin olemas sisuliselt, nagu ma aru saan, siiski enne venelasi. Nemad rajasid siin oma Siberi kaaniriigi. Ja Siberi tatarlastega tuli siia ka islamiusk. Ja lõpuks jõudsid Jermakiga koos kohale ka venelased. Ja nüüd läks see etniline pilt veel kirjumaks. Alguses oli asi nagu hirmus verine. Näiteks see klooster on asutatud selle koha peale, kus Jermak oma sõjameestega kord oli ja et kusagil siin ligiduses püüdsid sõjamehed kala. Aga sel hetkel ei olnud nad relvastatud. Nad ei osanud aimata, et kohalikud tegelikult ihuvad nende peale hammast ja sel hetkel, kui nad olid kala püüdmas, tabasid neid kohalikud ja tapsid nad ära. Terve hulga neid Jermaki sõjamehi, kes olid kala püüdmas. Kuna Siberi talv on hirmus ja päris igikeltsa siin ei ole, aga siiski see jääkiht oli nii suur, et surnukehi ei suudetud matta, siis oli asi niimoodi, et seni kuni neid haudu üritati kaevata, ilmusid kohale valged öökullid, kes küllaltki palju nokkisid neid surnukehi ja lõhkusid. Ja niimoodi on selle kloostri nimi, tähendabki tõlkes valget öökulli, just selle pärast, nende valgete öökullide pärast. Aga hiljem üritati siis kohalikega niisugust tsiviliseeritumal kombel läbi saada ja tegelikult tekkis, soositi segaperekondade tekkimist. Ja segaperekondades läks siis nii, et kui üks vanem rääkis vene keelt ja teine rääkis siis vastavalt siis enda emakeelt.
siis nagu noh, need eri rahvused siin enam omavahel väga sõjakalt ülal ei pidanud, aga et mingid domineerivad kultuurid jäid sedapidi alles, et need, kes tahtsid siis pigem vene kultuuri, need perekonnad, kus see vene kultuuri ei domineerima, nendel on siis selline venekeelse nimetusega asula. Aga iga venekeelse nimetusega asula ligidal on ilmtingimata mõni Siberi tatarikeelse nimetusega asula. Ehk siis nad kõik jäid valima, et kas nad tahavad jääda tatarikeelseks või venekeelseks. Et need asulad on alatasa paaridena sedasi. Aga noh, niiviisi nad tagasid selle, et need lõputud sisesõjad ära lõppesid. Et las siis igaüks valib oma keele ja kultuuri, aga peaasi, et üksteisele kallal ei lähe. Женщина говорит, надо мужика, мужик говорит, опять мужика, все на мужике сошлось. Нет, хозяйка на улицу тогда из дома выкидывает все ножи. Игра тут же прекращается. Значит, ну здесь много всяких разных интересных как бы вещей. Ну, что самое интересное, да, кузнеца всегда в деревне считали колдуном, да? А почему колдуном? Потому что кузня всегда находится на отшибе, на краю деревни. Также у нас кузня находится на краю острога, да? Но это сейчас мы понимаем, почему на краю острога или на краю деревни. В целях пожарной безопасности, правильно? Не дай бог, что загорится, все здесь МЧС не приедет, не поможет. Там в то время как бы, правильно? Ну и вот сейчас мы смотрим, что у нас здесь с заготовками. Рукой не берем, языком. Языком можно, да. Ну что, начинаем потихоньку, да? В корне мы металл разогреваем от 600 до 900 градусов. И металл становится мягким, да? Но никогда металл не надо нагревать до бела. Да? Вот если вас довести до бела, что с вами будет? Белая горячка. Белая горячка будет, когда будете много употреблять алкоголя. Так, внимание, ребята! Ну, было принято на крепостях в честь гостей, ну, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Это в честь вашего приезда. Ну, это русские они, ребята, всегда гостеприимные были, и поэтому вот мы сохраняем эту форму, традицию, потому что бы ни говорили политики, а еще один у меня сосед говорит... Командуйте! Раз и все. И... Ура! Ура! Вот, значит... Спасибо! Один это сказал, такое дело. Мы вот видите, друг на друга смотрим, все мы одинаковые. Он говорил так: Гитлеры приходят и уходят, а солдаты остаются. Мы фактически солдаты. Так или нет? Küsimus on selles, et kes on ikkagi venelane, et tal on nii palju neid erinevaid esivanemaid siit ja sealt. Et noh, järjest ju laiendati, kui ta kõik nimetab neid erinevaid rahvuseid, siis need on kõik niivõrd segunenud, et no nii kui eestlased. Jah, nagu no neid on lihtsalt vähem. Nii, ta ütleb nüüd, et me sõidame mööda marsruuti, see on siis Romanovitega seotud paikades. Linnas see marsruut alles eelmise aasta sügisel oktoobris võeti paika siis. Selle linna kohta nii palju, et ta on siis asutatud natuke varem kui Tomsk ja Megaloksposs ja siis elanike arvult umbes 2 Tallinnat, 800 000 ja siis on naftapealinn. Et
on juba vähemalt 2 lasteaega, kus lapsi õpetatakse hästi varakult selle nafta ja gaasi töötlemisega toime tulema. Et ühel päeval üllatas teda pisike sugulane, kes ütles, onu Sergei, kas sina tead hapniku molekuli ehitust ja et hapniku ja nii edasi, et räägi selliseid asju, mida muidu õpitakse alles keskkoolis. Aga et seal õpitakse lasteaiast ja tehakse siis lapsepäraselt need asjad neile kõik kenasti selgeks, et kuidagi varakult see laps siduda nende asjadega, et see asi oleks talle huvitav. Ja et see oli vanasti nagu sellise nafta- ja gaasitööstuse ja kõige selle suur keskus. Aga praegu ta tänab Jumalat, et nõukogude ajal tehti natuke teistsugused otsused ja need suured tööstuskeskused ehitati nüüd Tjumenist natuke kaugemale. Aga miks ta selle üle väga tänulik on? Sest nõukogude ajal teatavasti, kui miski asi kulutati perspektiivselt, siis igandid koristati sealt ära. Ja kui head teed küsiti, et kas me ikka märkame, et on head teed, nii et kiitke, ärge olge kitsid. No. Ja, missugused aiad siin on kõik ja... Siin me lähme maga. Что самым известным русским во всем мире, как ни странно, стал мой земляк Григорий Ефимович Распутин. И когда при этих словах на меня смотрят не очень доверчиво, я обычно говорю так, а вот вы попробуйте в любой европейской столице просто поинтересоваться, а где тут у вас находится ресторан Распутин? И в Париже, и в Берлине, и в Лондоне, и в Амстердаме вам будут показывать дорогу. У меня даже как-то был гость из Йоханнесбурга, Южная Африка. Он говорит, так у нас тоже есть. В Южной Африке ресторан Распутин. Звоню однокласснику в Австралию. Он мне говорит, не поверишь, я тут свою свадьбу в ресторане Распутин сыграл. Почему-то благополучное, рациональное западное сознание. В цепочке лапти, балалайка, матрешка, Распутин, самовар ставит фамилию не Ломоносов и не Гагарин. А человек вот из этой не очень большой деревни. Почему я всегда выхожу встречать своих гостей на улицу? Да я просто очень люблю сказать, место, на котором мы с вами сейчас стоим, даже не единожды историческое. Я понимаю, что москвичей и петербургцев я никогда не удивлю историчностью места. У них куда ни плюнь, у них везде история. Мы живем в Сибири, у нас с этим все немного поскромнее. И тем не менее, сейчас вам докажу, что вы на удивительном месте. Далекий 1918 год, весна, апрель месяц, чуть больше 100 лет тому назад. Из Тобольска до Тюмени ехала повозка лошадей. И охраняла той весной эту повозку 30 вооруженных всадников. Доедут вот до этой обочины. Остановятся. Всадники с лошадей спешатся. Встанут по периметру повозки и никого к ней не будут подпускать. Сидевшая в повозке женщина достанет носовой платок и заплачет. А вот сидевший рядом с ней мужчина достанет дневник и в дневнике напишет. В селе Покровском была перепряжка. Долго стояли как раз против дома Григория. Если будете читать дальше, государь там пишет. И видели через окно всю его семью. Я лишь посмею вам напомнить, что это пишет последний государь-император российский Николай Александрович Романов. Вот на этом месте, где мы с вами стоим, сделают последнюю перепряжку. И на этих свеженьких лошадях довезут до Тюмени. А вот в Тюмени уже была железная дорога. Посадили в железнодорожные вагоны, и поезд пошел на Екатеринбург. Ну а дальше, я убеждена, все знают. Расстреляли всех, включая 13-летнего цесаревича, что и позволяет мне вам сейчас сказать, русская Голгофа – это здесь, где вы стоите. И место последней перепряжки у Николая в дневнике, как раз против дома Григория. Вот самое удивительное, что при жизни Распутин очень часто любил повторять государю, да вы же обязательно побываете на моей родине, но, к сожалению, уже без меня. Ja siis me sõidame Tobolskisse ja seal me näeme siis väga unikaalset ehitust. See on Kreml, selle Kreml on vana Vene linnades linnacentrum, me teame Moskva Kremli, Novgorodi Kremli ja nii edasi. Aga see on siin haruldane, et see on siis esimene suurem kiviehitus Siberis. Enne kui teised, 1590, tähendab 16. sajandi lõpp. Ja siin on siis kivist Kreml, aga Tobolsk oli ka siis 16. kuni 18. sajandi Siberi peamine sõjaline haldus ja ka religioosne keskus, sest nagu eelmistest kordadest ja ka selle eelmise giidiga eile ja üleeile või kuna see oli esimesel päeval oli juttu, eks ole, et iga tsaar pidas nagu oma pühaks kohuseks laiendada ikkagi riigi piiri järjest ida poole.
nii, ja nüüd, mis mul on siin veel märgitud, et 2804. aastal saadeti Tobolskisse asumisele mitmete Hiiumaa mõisate omanike, nende hulgas ka Otto Reinhold Ludwig von Ungersternberg, kes seal ka 1811 suri. Tobolski Kreml ei ole mitte siis ainult konkreetselt kaitserajatis, vaid ka näiteks see vaimulik seminar ja siis ka Tobolski voevoodi ametihooned ja ka vanglakompleks, et seda kõike loetakse siis Kremli lahutamatuks osaks. See on siis kuberneri maja. See on see maja, kus need troonilt tõugatud Romanovid olid enne, kui nad viidi siit lähislähendastega siis sinna oma viimaseid elupäevi veetma Ipatjevite majja ja Katariinburgi lähedal. Siin siis istusid, siin Aleksandra Fjodorovna, seal istus Nikolai ja siis need lähikondlased ja nende lapsed, kes siin istusid, ega siis ei olnud enam, kuna ta ei olnud enam imperaator, siis ta oli kui lihtliige. Siin on siis lihtsalt kogutud need pildid, kus mis kellelgi kunagi on olnud ja mis on annetanud siia, kus kajastub siis tsaari perekonna elu siin Tobolskis. Märtsis 1918 sõidab siia komissar Jakovlev ja toob kaasa siis kirja, kus on märgitud, et neid viiakse Tobolskile ära. Et see on siis, nimetatakse Savalnõi kalmistuks, sellepärast et linnatagune kalmistu ja siia on maetud väga paljud kursused, kes on erinevatest Siberi vanglatest või erinevatest Siberi vanglatest kunagi olnud. Et see kalmistu juba siis rajati 1700 aastate esimesel poolel. 1825 oli dekabristide ülestõus ja siis neid ju karistati igat moodi, aga 7 nendest on siis ka siia maetud, nende hulgas siis lubage nimi välja, Puškini sõber. Kühelbecker on Avinurme mees. Kas Kühelbeckerit praegu? Kühelbeckerit ma tean, et ta on Avinurme. Ta õppis ju Puškiniga koos Tartus revolütsioonis, jah. Aga ma ei saanud aru, mis sõna ta ütleb. Wilhelm Kühelbecker, Eestimaalt pärit mees. 1776 ehitati esimene kirik siia ja ta lõpuks ei olnud siis täispikkuses. Et see kingitus on siis, Königsbergist, jah. See materjal on Königsbergist toodud ja see on, mis see oli, 19. sajandi esimesel pool. 39 oli. Nii, see raamat, mida te siin praegu näete, see on aasta enne Katariina teise surma kingitud siia, nad desifreerisid seda praegu 1895 siis kingitud, jah. Уехал с вами туда, на вашу родину, и чтобы вы всегда помнили город Тобольск, помнили столицу Сибири, древнюю столицу Сибири. Все-таки 300 лет, это век, который как раз именно даровал Тобольску немалые времена, немалую славу города Тобольску. Великие люди, Дмитрий Иванович Менделеев, Аляпин, Вершов, Варятинский, многие другие были жителями этого славного города. И мы, тоболяки, с большой гордостью несем свое имя Тоболяка. Поэтому я хотел бы подарить вам этот колокольный звон. Пускай он для вас станет как раз именно неким символом не только Тобольска, но и всей Сибири.
resümee sellest pikast jutust on see, et kõik algab soome-ugrilastest peale. Et siin olid külad, mida siis nimetati, tähendab, see oli ilmselt mugandus siis ka sõja ja see Sibir. Ja siis, mis oli 14. sajandil või jah? 15. sajandil siis moodustus siin isegi mingisugune riigi moodi asutus, mille pealinna hakati kutsuma ka Sibir. Aga kus see Sibir algab ja kus ta lõpeb, et ta on seal Tobolski taga ja Uraalide vahel on siis selle Siberi algus ja lõpeb ta siis Vaikse ookeani juures ära umbes. Nii et selle kloostri niisugune kõige kuulsam inimene või kõige kuulsam juht on olnud siis Iguumenia Maria. Iguumenia on siis sama õigeusu kirikus siis seesama, mis katoliku kirikus on abtiss ehk siis kloostri ülem, naiskloostri ülem, jah. Nii et Iguumenia Maria. Ja Iguumenia Maria oli tegelikult sugulane ka Grigori Rasputinile. Nemad omavahel pidasid ka kirjavahetust ja Rasputin oli kirjutanud talle, et hakka ehitama punast maja, ilmselt siis telliskivi maja, sellepärast, et tsaari pere tuleb sulle varsti külla. Asi oli selles, et ka tsaari perekond oli selles kloostris varemgi peatunud, nad pidasid siis kirjavahetust ja suhtlesid tegelikult nende kloostrite juhtkondadega päris tihedalt. Ja praegu on siin lastekodu, siin on ka niisugune oma erakool, vaimulik erakool, 30 tüdrukut on praegu selles lastekodus. Nad saavad siin küll sellise vaimuliku koolihariduse, aga sellise üldkeskhariduse ka. See on siis Sviatoznaminski nagu munga kloostri väravas oleme. 47 munka on hitler. Aga enne revolutsiooni oli siis nende munkade arv siin üle 200. Ja nii nagu ikka kõikide nende pühakodade puhul, see pühakoda pandi nõukogude ajal kinni, vähe sellest just nimelt siin selle kloostri territooriumil hukati terve rida süütuid inimesi ja tegelikult nende mälestuseks on siis praegu seal nii-öelda luukamber. Ja see luukamber on nende surnute mälestuseks, aga et vangla oli ta ka mõnda aega nõukogude ajal, et asutusena, et mitte klooster. Üle 30 000 lasti maha siis Tobolski sunnitöö vanglas. Nii et oleme siis Jalutorovskis ja tegelikult Jalutorovski ajalugu ulatub juba umbes 360 aastat tagasi, kus ta rajati niisuguse Siberi lõunapoolse eelpostina, et Siberi lõunapiiri kaitsta. Katariina teise ajal tehti siia siis juba ka esimesed puidust kindlustused. Siin on nüüd 5 minutit, et vaadata niisugust tüüpilist esmaasukate sellist küla. Et tahate pildistada, et vot sellised nägid need esmaasukate asulad siin välja. Ja et siin elab paabaja ka. Jah, selleks, et siin oleks kuiv ja korralik, siis pandi 47 maa sisse. Ma räägin ühe anekdoodi Siberist. Ameeriklased tahtsid Venemaale spiooni saata ja koolitasid teda mitu aastat, õpetasid kõik keele puhtalt selgeks ja kõik kombed, kumba silma kinni pigistada ja kuidas rusikat hoida ja siis viskasid ta lennuki pealt alla ja meest leiab siis mingi Siberis vana maja ja läheb sinna, palub siis vanamuti käest töömaja ja varsti miilits kohal. Siis võetakse ta kinni ja spioonile ei jää ikka rahu ja küsib muti käest, et kuidas sa aru said, et ma spioon olen. Mutt ütles, et sa oled ju neeger. Arheoloogidele, nagu ta kirjutab, kes kunagi selles majas ajalugu peaksid uurima, ta kirjeldab seal väga põhjalikult enda elu selles majas, seltskonda, kellega ta suhtleb, soovib edu ja heaolu kõikidele, kes siis siin seda elu tulevikus edasi hakkavad viima.
Nii et ühesõnaga tema ema sõbrustas siin paljude väljasaadetutega, nende hulgas oli ka eestlasi. Ja see oli tema ema sõbranna, kelle käes siis selle salmepedaste niisugune rätt on saadud. По преданию, эта шаль была в Швеции. No ühesõnaga selle salli lugu on selline, et algselt peaks see pärit olema Rootsist. И кто-то в 20-х, 30-х годах из эстонцев привез ее вот в Эстонию. Ja kusagil 20-ndatel või 30-ndatel aastatel see sall toodi siis Rootsist kellelegi kingituseks Eestisse. Täiesti loomulik, selles juunis. Вот с этой шалью и вот эта вот Сальма Яновна и мать выступали в самодеятельности. Ja selle salliga, siis selle salli suutis Salme siis asumisele kaasa tuua. Ta suutis selle säilitada. Ja tema mäletab veel seda, et kui olid igasugused isetegevus, konkursid klubides ja nii edasi, et Salme esines, siis ta kandis seda salli. Вот такая реликвия, которую мы храним. Ja tema ema sõbranna on see. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо за внимание. Ja see, mida ta tänaval näitas, ma ei tea, kas te panite tähele, kõigepealt ta rääkis, et on kujundatud nii nagu Kolokolnikovi aegsed jahukotid on sealpool, aga kas te panite tähele, mis on parempoolsel aknal, mida ta ütles? Suhkrupead. Ja mis asi see suhkrupea oli? Vanasti suhkur, tänapäeval on nagu tükk suhkur või siis kotis on lahtine suhkur, aga omal ajal ju suhkur müüdi suhkrupeades. Ja võeti ka see asi ette, et linna sisse ei jäeta tööstushooneid, et kogu tootmine viidi linnast välja. Строится жилье, строится аквапарк у нас новый построен, 19 бассейнов, 1,5 километра водных горок. Все бани, финская, русская, турецкая, японская там есть. Водные зоны для детей, для взрослых, то есть очень большой аквапарк, огромнейший, с открытой бассейном, с искусственной волной. Шикарный аквапарk, самый большой в Евразии. Ja, ehitatakse küll elumaju, aga ehitatakse ka lõbustusasustusi või meelelahutustele väga palju tähelepanu. Ja nad on väga rõõmsad, et nende alates on meil Euraasia suurim veepark. Увидим, смотровой площадки увидим. На очереди оперный театр. Оперитеатр on siin. Большой театр. Будет строиться и оперный театр тоже. Большой. Есть у нас театр. Театр есть кукольный, есть молодежный экспериментальный театр, оперный еще впереди. Будете не крепко приглашать? Noorsooteater on, aga et suur ooperiteater on järjekorras, et ka see ehitatakse. Pойдемте покажу памятник выпускнику. Nali oli selles, et Stalin olevat öelnud, et viige ta Tjumeni, et Lenin Tjumenisse, et küllap tal on seal hea, ja küll tal hea oligi 2 kilogrammi juurde. Почему тело Ленина поправилось на 2 килограмма? Потому что вместе с телом Ленина прибывает академик Российской академии наук Борис Барский, который изобрел бальзам, благодаря которому тело живо до наших дней, несмотря ни на что. Aga lugu on selles, et miks ta juurde võttis, oligi see, et ekstra balsameeriti, et selle balsami tagajärjel töödeldi. Jah, et kujutage ette, et teda transportiti 2100 kilomeetrit ja et nendest tingimustes see keha ikkagi lagunema ei hakkaks, selleks siis töödeldigi teda siis suure koguse erinevate balsamitega. Asi oli nii, et see keha tursus nii palju ka ülesse, et tuli õmmeda nagu uus kostüüm sellele laibale või uus ülikond, millega ta seal oli. Et Rätsepale seletati, et tarvis on hakata uut ülikonda ehitama ja Rätsep ütleb, kuulge, aga millal telli ja proovi tuleb. Ja, et see on nüüd tüüpiline Siberil jälle niisugune kaupmehe maja ja tal on Siberile iseloomulik see, et esimene korrus on tehtud kivist, telliskivist, aga teine korrus on siis puidust. Et terve, ja enne kui maja ehitama hakati, tegi siis kaupmees arhitektile selgeks, mis kaunistusi ta oma maja välisküljel näha tahab. Ja tegelikult selle kaunistuste hind moodustab 3% majast, ehk siis see voolõige on ikkagi käsitöö ja kallis ja mahukas. Et peikmeestega oli niimoodi, et kui noored mehed külla tulid, vallalised mehed, siis teed serveerisid alati peretütred. Ja kui nad panid nendele peikmeestele tee sisse suhkrut, siis see tähendas, nad andsid märku,
Need normed meeldisid neile, aga kui nad olid tee sisse soola puistanud, siis see oli küll palve, et ärge siia enam tulge meie teedi juurde. Ja teine tütar oli väga vagur, tema oli väga usklik ja vabane ja koolis töötas tema õpetajana, õpetas siin etiketti ja moraali ja eetika aluseid. Она жалуется папеньке: батюшка, ты представляешь, я ведь сегодня опять на работу опоздала. Доченька, где живешь? Здесь работаю. А ты замуж-то выйти уже. И она действительно ушла в монастырь. Läks käsi käest ära. Kurtis isale, et isa, mina jäin jälle täna tööle, öeldakse, no küll sul on ikka pikk maa minna ka. Tööl ei saa käidud, meil kloostrisse läks. No ütlesid isegi mehel minekuga hiljaks jäänud. Minekuga oled hiljaks jäänud ja läks ära kloostrisse. Ja nagu te teate, iga tõeline mõrd on alati meeste lemmika. Ega siis mehed korralikke naisi ei vaata, tõsine mõrd on ikka ja ta leidiski mehe, kes teda eluaeg väga. Nii, no võt siit tuli väga väärtuslik info, et see Res Publica tänav, ma ei mäleta, mis ta nimi enne oli, ta ütles küll eile. Et see on üle 13 kilomeetri pikk. No ta kulgeb siin mööda jõe kallast ja nüüd te näete kõike seda, mis me siin eilegi nägime. See sild, kes käis laevaga sõitmas ja kes jalutas sillal niisama. See kaldapealne on muidugi väga vägevalt välja ehitatud. Ja siis vasakut kätt jääb see ajalooline väljak, ta on nimetatud jah nüüd ajalooline väljak, kus on seal ajalugu ümber kirjutatud ka sellel suurel tahvlil. Ja siis no igal pool olid väljas ja need Jumeni pidustu või Jumeni aastapäev 432. Ja õhtu oli kuidagi väga sümpaatne ja väga vaikne ja hästi palju oli jalutajaid ja no nüüd varsti tuleb siis ka see sama kloostri kompleks. Nii ja no nüüd me jätame siis selle selja taha selle vaate ja Tura jõe. Ja paremat kätt on siis Peeter Pauli klooster ja Troitski kirik seal, kus me eile käisime. Ja kui sealt kirikust välja tulla ja kui palju seal on ikkagi nõukogude ajal korda saadetud, siis astud välja ja seal ees on Revolutsiooni tänav. Ma väga tänan teid, et te tulite ja ma tõesti olen enda jaoks avastanud ka Siberi. Aitäh kõigile!